Selles eramaja hoovis Läänemaal Ridalas peeti nädalavahetusel maha üks korralik pidu, mille järelkajad ulatusid pühapäeva õhtusse ning külalised polnud veel lahkunud. Iseenesest purjus seltskond seal ei olnudki selleks põhjuseks, miks politsei sellele sündmusele reageeris. Põhjus oli avarii, mille üks seltskonnas viibija oli põhjustanud ja sellele järgnenud tüli. Seal oli laste sünnipäev. Ja seal rohkem, ma ei tea, ma käisin isegi sellel kinki viimas ja rohkem ma ei tea. Siis oli kõik rahulik. Mis kellal te sealt ära tulite pimedas valges? Kell oli 8 või, kui ma ära tulin. Eile õhtust tragöödiat siin HSK külas meenutavad vereplekid asfaldil ning mullutud rohi maanteeserval. Kohale saabunud patrull, kelle puhul on tegemist kogenud politseinikega, üritas osapooli korrale kutsuda, kuid see kasvas politseisuunaliseks agressiivseks vägivallaks. Politseipatrull jõudus siis sündmuskohale circa 10 minutiga, 10-12 minutit. Kohale jõudes siis sündmused arnesid siis selliselt, et ühel hetkel sündmuskohal meesterahvas ei allunud politsei korraldustele, muutus agressiivseks, ründas mõlemat politseiametnikku. See inimene, kes seal politseinikele vastu hakkas, küll esialgselt oli rahumeelne, kuid vestlus politseinikku muutus üsnagi agressiivseks, võttes maast kaika, hakates sellega ähvardama politseinikke, mis siis päädis ka sellega, et ta reaalselt selles mõttes lõi politseinikke ja selle ründe peatamiseks kahjuks ei jäänud nagu öelda teist võimalust, kui kasutada tulirelva. Politsei tegi juba eelnevalt agressiivse kodaniku korrale kutsumiseks hoiatuslaske, kuid need ei aidanud. Politseinik rünnanud 28-aastane meesterahvas oli alkoholijoobes ja alles sel kevadel vabanenud kinnipidamisasutusest, kus ta viibis vägivalla kuriteo eest. Politseile oli ta tuttav. Miks aga ei kasutanud politsei muid vahendeid inimese rahustamiseks? Siinkohal peab nagu mainima, et antud patrullil ei olnud kahjuks nagu tasereid väljastatud ja neil ei olnud selle võimaluse kasutamist, kuid märgatavalt oluline aspekt on nagu see, et iga politseinik ja patrull ekipaaž, kes sündmuskala on, peab tegema otsuseid väga kiiresti ja lähtuvalt sellest, mis on ka nende enda selline tunnetus seal sees. Ja täna on teada, et politseinikel ei olnud nagu teist võimalust, kui kasutada nagu reaalselt tulirelvaga isiku suunas. Seda enam, kui see toimus peaaegu samal hetkel, kui ta teist politseinikut peksis. Kohal viibinud patrull palus lisaks reageerida sündmusele abijõududel, kuid nemad jõudsid kohale siis, kui sündmus oli juba lõppenud. Vigasta sai ka politseiametnik, kuid tema vigastused ei olnud tõsised. Menetlus juhtunu täpselt asjaolude väljaselgitamiseks veel käib.